see on looming. See on loominguline protsess. Jaa. Mida te soovitaksid inimesele, kes tahaks käivitada firmat? Käivitagu firma. Mida tal tasuks enne mõelda? Kuna ma ise olen nagu sisuliselt ise õppija, sest et koolis ma sain ainult nimekirja asjadest, mida ma ei tea. Ja siis kui hakkad nagu neid asju nagu elus kasutama või kuidagi äkki satud nagu kokku, et mis asi on intress. siis nagu läbi selle nagu õpid ja saadki nagu järjest targemaks. Et ma olen skeptiline selles suhtes, et ettevõtjaks on võimalik õpetada. See, kui praegu räägitakse, et inimesed lastakse lahti ja viiakse ettevõtt. Loomulikult ettevõtlus on erinev, on ju. Sa võid pidada juuksurisalongi või küpsetada pirukaid ja mul üks sõber, ülikooli toanaaber, tema omal ajal, kui ettevõte, kus ta töötas, läks pankrotti, siis ta ei osanud muud teha, kui ta hakkas selle sama asjaga tegelema oma firma, aga tal on selline väike pudupood või pisipoe tasandil ja ta on seda 10 aastat ja ta on ettevõtja, eks ole. Et see on nagu väga erinev mõiste ja kindlasti ta loob lisaväärtust, ta loob kas või mõne töökoha, et kindlasti, aga et jällegi, et kui suurelt nagu seda alustada, et seda peab inimene nagu ise oskama, et kui ma näiteks 15 aastat tagasi oleks arvanud, et ma pean juhtima nagu sellist ettevõtet nagu täna, ma oleks kohe hävinud. Ma ei oleks sellega hakkama saanud täiesti raudselt. Et või veel vähem oleks mal olnud ülbust arvata, et ma võiks 15 aastat pärast juhtida sellist ettevõtet.